Kas sulle on ka tundunud, et Eestis jääb metsa järjest vähemaks? No tegelikult, kui see on sinu jaoks mets, siis on head uudised, sest metsamaad on pigem viimaste aastakümnetega juurde tulnud. Või kui see paistab sinu jaoks mets, ka siis on tegelikult kõik hästi. Aga kui alles see hakkab sinu jaoks metsa mõõtu välja andma, siis tõepoolest, metsa jääb järjest vähemaks. Aga mis seal metsamajanduses siis ikkagi toimub ja miks seda nii tehakse? Uurime lähemalt. Laias laastus on pool Eesti maapinnast metsamaa ja pool sellest kuulub RMK-le, pool erametsaomanikele. Need erametsaomanikud jagunevad omakorda pooleks. On tavalised inimesed, kellel on metsa ja on firmad, kellel on metsa. Neid erametsaomanikke on Eestis hästi palju ja sellepärast vahepeal öeldakse ka, et ega Eesti metsa mitmekesisus saagi kuhugi kaduda, sest alati on inimesi, kes ei ole nõus oma metsa maha võtma. Aga samas, mida rohkem on aplaid metsafirmasid, kes on valmis seda metsa rahaks tegema, seda rohkem seda ka tehakse. Noh, see käib umbes nii. Ja halloo. Tervist, Kristjan firmast Metsafirma. Meil on pakkumine, ostame teie metsa ära, 20 000. Ei ole huvitatud, kohe kindlasti. No okei, aga 30 000. Ei, vahet ei ole. Aga ainult raiuõigus 40 000. Ma ei ole huvitatud põhimõtteliselt oma metsa üümast. Aitäh teile ja nägemist. Ja halloo. Tere, helistan teile firmast metsa heaks. Vaatan, teil on siin metsa, mis on niisama passinud, et täitsa raie küpseine ja puha. Et mis ta siin niisama seisab? 50 000-ega. Raiume maha. Ei, ma ei ole huvitatud. Ma ei ole huvitatud metsa müümisest. No, ma täiesti mõistan, selles mõttes küll. No, 60 000. Ja see on nagu mu põlvest põlve on juba süke mets meie perekonnas. Selle ette peab vaadata korteri äkki kuskil. Käte, absoluutselt ei ole vahet, jah? Aitäh, nägemist. Tervist, metsaasjust tulin. Mul on teile hea pakkumine. Nagu ma ütlesin, siis ei... Mida... Kas see on? Jah. Aga... Okei. Selle kinnituseks on ka asjaolu, et viimastel aastatel on just erametsa raiumine saanud suure hoo sisse. Ja seda hoogu on ka raske peatada, sest et näiteks viimasel talvel oli puidu hind hästi madal ja toimus ka 2 tormi, mille koristamine võtab päris aega, aga ei too palju tulu. Siiski nägi ilmselt mitmeski uuemas ja vähem kindlustatud metsafirmas asi välja selline. Tervist! Sain valmis raiumisplaani selleks talveks. Ega siin midagi väga keerulist ei olegi, et sel sügisel oli 2 tormi, neid on vaja koristada nagu nii, muidu tulevad üraskid ja kõik muud jamad. Ja teiseks puidu hinnad on täiesti katastroofiliselt madalal, nagu te teate, nii et raiume võimalikult vähe. Poisu, sa vist oled siin uus. Tule vaata seda graafikut siin. Näed, siin on meie tulud, siin on meie kulud. Kuludes on harvesteri tagasimakse pangale, veokite tagasimakse pangale, töötajate tasud ja kõik muu. Ja see pool peab klappima selle poolega. Ühesõnaga, madalad puiduhinnad ei tähenda mitte seda, et me võtame vähem maha, vaid võlgade katteks me võtame rohkem maha. Aga kas see siis tähendab, et kõik on metsafirmade süü?
Noh, kuigi mõned metsafirmad on natukene süüdi küll, on küsimus siiski sügavamal. Küsimus on selles, kuidas me riigina tahame oma metsa majandada ja need otsused tulevad Keskkonnaministeeriumist. Esimese Eesti ajal raiuti hästi palju metsa, siis nõukogude ajal kasvas seda päris palju tagasi ning nüüd uue iseseisvumise ajal oli vaja Eestil otsustada, kuidas seda metsa siis majandada. Ja seni on olnud see otsus üpris selgelt see, et me majandame seda metsa võimalikult efektiivselt, ehk siis võimalikult majanduslikult mõistlikult. Mida see siis tähendab? Mets kasvab kõige kiiremini 20–40 aastaselt ja kui teda on algusest peale selleks ette valmistatud, on tehtud kuivenduskraave näiteks ja on istutatud kiirekasvuliste geenidega puud, siis ta võib juba vähem kui 60 aastaga saada piisavalt suureks, et teda oleks majanduslikult mõistlik maha võtta. Ning milleks siis oodata? Kuigi mets võib veel väärtuses kasvada, ei kasvada enam nii kiiresti ja need mööduvad aastad oleks saanud kasutada juba uue metsa kasvatamiseks. Samuti pole näiteks eriti mõtet metsadel, kus on palju eri liiki puid. Pärast mahavõtmist tuleb neid hakata sorteerima ja üldsegi võib-olla nad saavad eri ajal küpseks ja kõik see on suhteliselt tüütu. See kõik viib aga järelduseni, et suurem osa Eesti metsadest peaks muutma kuivadeks, üheliigilisteks metsadeks, mis saaksid küpseks enne 60 aasta vanuseni jõudmist. Kuna paljud meile metsaga seostuvad asjad, nagu näiteks mustikad ja seened, vajavad taastumiseks ehk isegi 50 aastat, siis tähendaks see, et ainult 1/6 metsadest oleks meie jaoks nii-öelda see päris mets. Ja ka need metsad oleks valdavalt üheliigilised. Mõned kutsuvad neid ka puupõldudeks. No, ma arvan, et me oleme kõik nõus, et see on nõme. Aga küsimus on selles, kas see on nõme, aga mõistlik nagu hammaste pesemine või nõme ja halb nagu basseini pissimine. Esialgu tundub see väga mõistlik. Kogu maa on hästi kasutatud ning kuskil peale kaitsealade ei passi vana mets mingi niisama umbes. Siiski peidab selline asjade käik endas mõningaid ohte. Esiteks teeb selline majandamisviis need metsad vastuvõtlikuks erinevatele haigustele ja parasiitidele. Näiteks üraskite probleem ei oleks kunagi läinud nii suureks tavalistes loodusmetsades. Ja kui me vaatame näiteks ka saaresurma, mis hävitab praegu Eestis peaaegu kõik saared, välja arvatud siis umbes 3% saartest, mis on immuunsed selle haiguse vastu, siis kui me oleks istutanud kõik need saared sellised ühtemoodi, mis kasvavad võimalikult kiiresti, siis tõenäoliselt meil selliseid immuunseid saari ei oleks. Sama võib olla ka kuuskede või mändidega. Teiseks on näiteks kliimamuutused sellise metsa jaoks palju suurem oht, kuna mitmekesise loodusega metsad on tegelikult palju parema vastupanuvõimega erinevate muutuste osas, sealhulgas ka kliimamuutuste. Kolmandaks võib selline kasvatusviis isegi ohustada metsade muldasid. Kui me kogu aeg viime sealt järjest seda metsa ära ja väga ei jäta midagi maha lagunema, siis võivad need mullad muutuda ajapikku toitaine vaesemaks. Nende probleemidega saaks tegeleda küll. Näiteks osa metsadest lasta ise taastuda, mitte istutada, kasvatada osa metsi segametsana ja mõndadel metsadel lasta ka vanemaks kasvada kui majanduslikult nii-öelda mõistlik. Ja on veel palju asju, mida teha saaks või tuleks. Need võtab kokku tegelikult väga hästi säästva metsanduse põhimõtted. Ja iseenesest on see säästev metsandus Eestis ka vastu võetud, aga kahjuks neid põhimõtteid ei järgita. Näiteks SEI sõltumatute ekspertide hinnang, mille tellis Keskkonnaministeerium ise, ütles, et kui kõiki neid põhimõtteid järgida, oleks Eestis võimalik raiuda umbes 8 miljonit tihumeetrit aastas. Aga praegu on see juba üle 10 ja võib minna üle 15. Kõik need meetmed vähendaksid natuke seda tulu, mis me metsast saaksime. Aga see-eest nad toimiksid kindlustusena, et meie mets on ka tulevikus elujõuline ja ka meie asulate lähedal on selliseid ägedaid metsi, kus jalutada. No aga mida siis teha saaks? Iseenesest tuleks lihtsalt muuta seda plaani, mis meil on metsakasutuse osas. Aga kuigi seda ka praegu tehakse, siis on otsustamas ikkagi need samad inimesed, kes varem. Nii et ilmselt väga midagi ei muutu. Ja tõenäoliselt siis 40% nendest vanadest loodusmetsadest, mis meil alles on, mis ei ole siis range kaitse all, mingisuguse 20 aasta jooksul raiutakse maha. Siiski
pole neid veel maha võetud ja kui tuleks kas või üks keskkonnaminister, kes asja käsile võtaks, oleks neid võimalik veel päästa. Aga nagu alguses sai öeldud, on mets meile kõigile hingelähedane. Ja kuigi kurbus metsa kadumise pärast võib tunduda ehk lapsik argument selle hoidmiseks, tasuks endalt küsida, miks me üldse midagi teeme? Kas selleks, et lihtsalt ellu jääda, selleks, et mugavalt ellu jääda või ehk selleks, et pärast ei oleks midagi kahetseda? Mina näiteks eelistaks küll, et minu lapselapsed saaksid ka kodu lähedal kogeda metsa põnevust ja salapära.